Hei, tere tulemast uude vlogi! Käes on järjekordne ilus ilm ja väljas on 23 kraadi juba, kui ma ei eksi. Seega, ma mõtlesin, et ma läheks täna Peeliga randa. Me oleme see aasta ühe korra käinud seal Emajõe rannas, mitte küll ujumas, aga lihtsalt niisama veetsime selle õhtu. Ja ma mõtlesin, et eelmine aasta me käisime Anne kanali rannas. Ühe korra jõudsime terve suve jooksul Anne kanali randa, uskuge või mitte, ma tean, ma siin hommikusööki. Ja kuna Jainu on täna pikalt koolis ja väljas on täiesti imeilus ilm, siis ma nagu tahaks minna Peeliga randa. Me oleme praegu iga päev väljas käinud 2 korda hommikul pärast ma lõin endale vastu näppu just, ma peaks ikka rohkem vaatama, mida ma siin teen. Me käime praegu 2 korda päeva jooksul õues, me käime hommikuti, kohe pärast hommikusööki ja kohe, kui ta lõunaunast ärkab, siis me läheme sisuliselt kohe õue tagasi ja oleme õues kuni õhtusöögini, ehk siis me oleme nagu see on otseses mõttes pool päevast õues kogu aeg. Aga me oleme siin ainult kodu juures suht 2 mänguväljakul, sest siin lähedal nagu rohkem väljakuid väga ei ole. Ja no võite ette kujutada, et üsna nagu siuke üksluine või noh, kogu aeg sama asi on ju. Et natuke let's switch things up. Jalgsi kõlab kihulased eile täiega sõid. Ja lähme vaatame natuke kaugemale. Kui ma olen sealt Anne kanalist mööda sõitnud, me sõidame sealt suht tihti mööda Tere kallis, siis ma sealt autost nagu näen, et seal rannas peaks olema hästi palju ka nagu mingeid mänguväljakuid, kiikusid. Et Peelil võiks seal nagu huvitav olla, sest ilmselgelt ta seal nagu mingi ühe koha peal ei istu, on ju. Ja ma ei kujuta ette, kas see vesi on soe või külm, et võib-olla jalgu pidi vees sulistab ka. Hold on. Et ma seda veetemperatuuri üritasin guugeldada, aga mitte kuskil ei ole mitte mingit infot selle kohta, kui soe või külm see Anne kanali vesi hetkel on. Seal paistavad Peeli sünnipäeva asjad selles karbis, siin on terve hunnik taldrikuid ja topsikuid ja igast salfakaid. Aga see kaas on just niipidi pealselt Peeli söögitool on sealpool, et söögi ajal ei näeks neid asju. Muidu ta tahaks neid kindlalt lahti teha. Nii et, iga kallis. Kas sa tahad värvida joonistada? Lähen endale vee joonistamisest sealt lahti. I'll be back. I'm back. Ehk siis üle pika aja ma üritan filmida sellise vlogi, kus ma näitangi ainult ühte päeva, ühte asja, milleks täna on siis meie rannahooaja avamine. Nii et natuke siuke teistmoodi värk, sest tavaliselt ma nagu filmin meie nagu mingit siukest iga päeva ja natuke pikema ja vältel, et ei oleks nagu liiga lühike see video, on ju. Aga täna proovime niipidi, et siia vlogi jääbki ainult meie rannahooaja avamine. Eks me peame kindlasti poes ka enne käima, võtma mingit väikest snäkki kaasa ja ma pean lõunasöögi ka läbi mõtlema. Sest kui me randa lähme, siis see tähendab, et lõunasöögi peaks olema siuke suht lihtne ja kiire. Sest kui me tahame võimalikult kaua rannas olla, siis tasub nii teha, sest muidu me peame tulema varem koju, et lõunasööki vaaritada. Pean natuke mõtlema, mis see lõunasöök võiks olla, mis saaks kiirelt valmis. Okei, aga ma teen hommikusööki edasi ja varsti räägime edasi. Off we go! Ma võtsin isegi lausa suure vankri täna, et ma saaks asjad kaasa pakkida, siin all on hunnikus kraami. Me lähme siis natuke maad bussiga ja ülejäänud maast jalgsi. Bussiga sõidame paar peatust ja siis on veits üle Gildi kõndida, sest lähemale lihtsalt ei lähe meie kodu juurest ühtegi bussi. Peeli outfit on müts, lühikest varrukatega särk, lühkarid ja papud. Mul on selles roosa topp, panin kohe ujukad alla, lühkad ja sokid ja tossud, sest ma hakkavad platudega jalad higistama ja nad lähevad siukseks libedaks, seega see on ebamugav, nii et tossud kahjuks. Siin on meie koorma
koorma eeslit veel paremini näha. Kogu pakikorv on asju täis. Me saime bussi pealt maha ja seikleme hetkel kuskil täiesti tundmatutel Tartu tänavatel. Ma ei ole siin kunagi varem käinud, aga Google Maps taastab päeva ja liiga keeruline ei tohiks olla. Ma nagu GPS-i järgi õnneks oskan siiski kõndida. Nagu tõesti mega polav on. Ma võtsin 3 erinevat päiksekreemi kaasa, 50, 30 ja 10. Peelile läheb 50 ja mulle veel vaatame, kas 30 või 10, sest hästi natuke nagu tahaks päikest. Aga ega tegelikult päike ju hea ei ole, on ju. Nüüd rannas vaatame. Kusjuures ma loodaks täna saada Peeli vankrisse magama. Plaan on siis, et me lähme randa. Ma võtsin veits mingid mäksimisasju kaasa ja siis lõunasöögi teeme Edenis. Ja siis teeks lõunaune vankris, kui õnnestub. Ta pole mul mu vankris maganud. Aga kuna me nagu lõununajaks väga koju ei jõua, siis ma mõtlesin vankrit proovida täna. Äkki õnnestub. Panin isegi selle suvise kaarvarju, et tuul käiks läbi, et ei oleks nagu polav magada. Mingid täiesti uued kohad minu jaoks, aga siin on nii armas allee. Ma ei tea, kas te näete, siin ongi nagu nii armas. Ongi nagu siuke kergliiklustee märk paistab. Nii kaunis park. Nii armas park on ju. Nii armas park ja väga ilus on siin. Suvine Tartu on imeilus. Ja tegelikult siit majade vahelt rand paistab juba, nii et paar sammu veel. Jõudsime. Siin on täiega palju sääski ja kihulasi. Ma ei võtnud sääsetõrjad ka praegu kaasa, sest ma arvasin, et päeval ei ole nagu vaja muretseda. Aga ma olen täiesti ära söödud, mun jalad täiesti punased. Peelit need õnneks väga palju ei taha, aga see olukord on ikka päris jube. Et ma ei tea, kui kauaks me siia üldse jääda saame, sest et ma juba sügelen üle terve keha. Teete patsu. Ja veel, juhuu! Peeli käis vees veits kummuli. Aga mingit reaktsiooni tal polnud, tal on täiega tore. Nüüd tulime veits veest välja korraks mängimast, vesi on ikkagi päris külm. Tegelikult on siin ka miisöögikoht, lennuk, et äkki me haarame hoopis sealt midagi. Ma pärast vaatan menüüd lähemalt või saan guugeldada. Siis me juba Edenisse kõndime, sest kell on tegelikult juba praegu 1 läbi ja vaikselt hakkab söögiaeg tulema. Tellisime just toidu ja et kui piiksuma hakkab, siis saan järgi minna. Võtsime mingi kanaprae või midagi siukest. Meie tänane lõunasöök. Peeli hetkel sööb porgandit. Väga maitsev on ja hinnad on ka täitsa normaalsed. Ma olen nüüd kõndinud 3 kilomeetrit, et Peeli magama jalutada. Selleks läks umbes 40 minutit, aga saime tehtud. Siin on tublisti tasakesi. Mul on siin see priisi känapidena peal, et ilusti kõik tuuli asjad läbi käiksid. Ja sest jube palav on. Tõmbasin sääsevõrguga välja, sest et kihulasi ja sääski on metsikult. Ja ma võtan nüüd sammud Edeni poole. Lähen võtan omale ühe boosti. Kui ma eksisin, on boost. Sest ma vajan midagi jahedat. Ma olen juba terve liitri vett ära joonud seal rannas. Aga see vesi läks nüüd nii soojaks, et ma ei taha seda. Ma tahaks vahelduseks midagi sellist külma ja värskendavat. Nii et kui ma mäletan õigesti, siis siin on boost. Siin oli boost, enam ei ole. Boosti ei olnud, aga ma leidsin mingisuguse sõõriku koha, kust ma sain endale jäätise kokteili ploomimahlaga. Ja see käib hetkel ka. Me liigume kodu poole, vaatame, kaua ta magab. Ja eks ma hakkan siis kuskil kergliiklusteel ringiratast kõndima, et ta saaks rahulikult oma une täis magatud. See Preili otsustas, et ta magab ainult 40 minutit. Tema tavaline lõunauni kestab 2 tundi, kui mitte 2,5 tundi. Nii et ma juba tean, et meil tänane õhtu läheb täiega aia taha, sest ta on hetkel ärkvel 1,5 tundi varem, kui ta peaks. Nii et ma ei tea, mis õhtul saab, ma ei taha teada ka, ma ei tea teada, mis hommikul saab. Ma olen nüüd taas tagasi, Peili on praegu Jainuga, mul on vaja oma mentaalset ühesõnaga, mul on vaja oma mõtted korra korrastada, sest et ma ei olnud arvestanud absoluutselt sellega, et Peeli magab ainult 40 minutit, sest tema keskmine lõunauni kestab 2 tundi, 2,5 tundi, ta jääb kella 3 magama, ta ärkab mingi 5.
nii et see 40 minutit oli väga ootamatu ja selle arvelt on meil nüüd päriselt ka kogu päev nii-öelda nagu paigast ära nihkunud. Jah, see ei ole maailma lõpp, aga see tähendab seda, et me peame talle praegu mingi lisasöögi korra mõtlema, sest tavaliselt ta sööb õhtusööki kell 8 ja kui ta ärkas kell 4, siis ta ei pea kindlasti kella 8-ni vastu, nii et ta peab praegu mingi suurema söögi korras jääma. Pluss siis me kütete, mis õhtul selle magama minekuga saab, et ta tõenäoliselt ei pea nii kaua vastu. Ehk siis ta läheb varem magama, mis tähendab, et ta ärkab hommikul varem ja niimoodi meil kogu see ring nagu paigast ära veerebki. Meile nagu hullult meeldis see graafik, mis meil praegu on olnud, et ärkab hommikul 9 ja 10 õhtul läheb siis voodisse umbes, viimasel pool 11 paiku ja siuke 11 jääb magama, ehk siis magab öösel 10 tundi, mis on meile nagu ideaalne. Kuna Jannul hakkavad ka enamus koolipäevasid 10, ehk siis kell 9 on täpselt nagu meile see õige äratus, et kui ta ärkaks nagu varem, siis ühesõnaga meil sobib see kell 9 nagu kõige paremini. Aga nüüd ma ei teagi, mis saab. Vaatame siis jooksvalt. Ma loodan, et midagi väga palju ei muutu. Valasin endale hits kokad ja lihtsalt pikutan korraks voodis natuke jalga puhata. Aga ma arvan, ma lõpetan selle vlogi siit kohalt ära. Ma loodan, et teil oli tore vaadata. Ma loodan, et ma kohtun teiega mingi hetk rannas. Sest et põrkan viimasel ajal päris paljudega kokku, et äkki siis rannas näeme, aga kui mitte, siis näeme järgmises videos.